Tervitus taas spordimeditsiini valdkonnast. Sport ja meditsiin käivad käsikäes, nagu me kõik teame. Oleme Mihkel Marne juures siin varemgi olnud, aga täna on põhjus selles, et tennisehooaeg hakkab lähenema ja loomulikult kõik mängijad tahavad väljas mängida ilma vigastusteta. Kaido Meeter on sellise raamatu välja andnud, tennise vigastuste käsiraamat, soovitan soetada ja lugeda. Aga üks põhiline vigastus, mis tennisemängijatel on tennise küünarnuki vigastus, sellest on ka siin juttu. Ja minu naabrimees Raplast Toomas, kes mängib ka aktiivselt tennist, on sellega juba pool aastat hädas olnud. Ja täna vaatame, mis see vigastus siis endast kujutab, et olla abiks ka kõigile teistele tennisemängijatele, keda see vigastus vaevab. Ja Mihkel teeb siis kõigepealt ülevaate, mida see vigastus endast kujutab, millised on ravivõimalused ja siis me vaatame, kuidas me täna Toomast selles suhtes aidata saame. Nimetatakse ka niinimetatud hiirehaiguseks ehk siis arvutihiirehaiguseks. Ja väga paljudel kontoritöötajatel, kes töötavad just nimelt arvutiga ja sealhulgas arvutihiirega, esineb sedasama probleemi, mis siis haarab sõrmede, sirutaja kõõluste ühist kinnituskohta õlavarre luu välimisel epikondyülil. Ja see piirkond muutub valulikuks, eeskätt kes annab terekätt, ehk siis käepigistusel on see piirkond valulik, aga samuti näiteks ka niimoodi haarates just nimelt tõstmisel, näiteks kohvikannu haaramisel ja tõstmisel. Näiteks maal, kes teeb tööd, lõhub puid, siis ühe käega tõstad selle halu, tõstad sinna pakule, teise käega hakkad kirvega lööma, see liigutus on valulik. Üldiselt on välimine epikondyliit üks selliseid ülekoormuse vigastusi, mille diagnoosimine on üsna lihtne ja sageli võtab vaid kümmekond sekundit aega, et püstitada õige diagnoos. Erinevalt siis väga paljudest muudest ülekoormuse vigastustest, mille diagnoosimiseks läheb aega ja on sageli tarvilikud ka mitmed lisauuringud. Aga millised on ravivõimalused? Selliseks tänapäeval valikravimeetodiks on niinimetatud lööklaine ravi. Lööklaine ravi on kõrgsageduslik selline lööklainete jada. Protseduur kestab umbes 10 minutit, kasutatakse selleks spetsiaalselt sellist lööklaine ravi aparaati. Ägeda haigusvormi puhul, kus siis valusündroom on üsna terav, ütleme siis 10 palli skaalal kuskil 7, 8, 9, siis sageli patsient ei talu seda lööklaine ravi. Loomulikult ütleme, siin on erinevad veel elektriravi võimalused, kaasa arvatud laserravi ja ultraheli, hüdrokortison salviga. Väga oluliseks on terapeutiliste harjutuste kava, mille paneb kokku tavaliselt füsioterapeut. Kasutatakse kineesio teipimistehnikat, mis võtab sirutaja kõõluste ühiselt kinnituskohalt koormuse väiksemaks. Kasutatakse ka spetsiaalseid niinimetatud tennisemängija küünarliigese ortoose ja sageli on see ravi efektiivne. Ma pean silmas just konservatiivset ravi. Juhul, kui ei ole konservatiivne ravi efektiivne, siis tavaliselt kuskil aasta jooksul me siis jälgime seda, kuhu poole ta siis läheb. Kas toimub mingi paranemine või positiivne dünaamika, kui ei, siis sümptomite algusest umbes aasta pärast tuleks kaaluda kirurgilist ravi, mis siis seisneb selle kõõluste ühise kinnituskoha vabastamises. Tehakse nii-öelda meditsiinikeeli denolüüs. See ühine kinnituskoht armistub pisut distaalsemale või allapoole ja sellega siis ka enamasti need kaebused taanduvad. Lühidalt selline ülevaade välimisest epikondyliidist või siis nagu teda nimetatakse ka tennisemängija küünarliigesest või siis arvutihiirehaigusest. Siin Mihkli juures sai siis otsustatud, et Mihkel hindas olukorra ära ja proovime siis teha esialgu süsti. Kasutame sellist võib-olla ühte kõige vanemat ravivõtet ja see on rahva hulgas tuntud kortisoni süstial ehk siis tegemist on siis glükokortikosteroidi sisaldava
ravimiga, mida siis süstitakse valupunkti piirkonda ehk siis välimise epikondüüli piirkonda. Ja selle toime on peaasjalikult see, et ta on hästi tugev põletikuvastane ravim ja sageli on niiviisi, et ühest süstist juba on päris palju abi ja ei ole harvad need juhtumid, kus piltlikult öeldes patsient paraneb selle ühe süsti tagajärjel, aga see ei pruugi ka nii minna. Patsienti on selles osas teavitud. Välimine epikondüül vasemal õlavarrel, seega kinnituvad siis sõrmede sirutaja kõõlused, mis on nende ühine kinnituskoht siia. Nii. Lähen ära sisse. Väga valus ei tohiks olla. Peab nahalus koesse siia. Ja kõõluse alla ka siia. Nii, tehtud. Kas see mõju, kui ruttu see siis peaks ilmnema? Esimene mõju, mida patsient tunneb, on see, et valu kaob ära. Ja valu kaob ära seetõttu, et see glükokortikosteroid ravim on segatud lokaalanesteetikumiga. See on esimene efekt, mida patsient tajub. Nüüd ravim, mis me süstisime, toimib selles piirkonnas umbes 2 nädala vältel. Ja hinnata ravi tulemust saab peale seda, kui ta on teinud harjutusi, ravim on toiminud umbes 3 nädala vältel sellest süstist. Aga kas Toomas peab nüüd ennast nagu hoidma ka või, et ikkagi seda kätt ei tohi mingi aeg koormata või talle liiga teha? Peamine rõhk peaks olema tema puhul nüüd terapeutilistele harjutustele. Selle tavaliselt paneb kokku füsioterapeut, aga meil on olemas ka niisugused valmis tehtud sellised kavad spetsiaalselt selle diagnoosi puhul, et need me anname talle kindlasti kaasa. Ja ma usun, et kuskil 3 nädala pärast saab siis anda hinnangu, kas ravi on olnud tulemuslik või peame edasi tegelema sellega. Aga harjutustega hakkab kohe pihta ja ikka kohe. Aga selge, siis on Toomasele protseduurid tänaseks tehtud ja loomulikult, kellel muresid on, siis Spordimeditsiini Sihtasutus ja ortopeediarstid aitavad teid meeleldi ja loodame, et kõik, kellel kas tennise või mingi muu alaspordi juures on probleeme, leiavad tee siia, saavad abi ja veedavad ühe mõnusa sportliku suve, mis meil kindlasti ees on tulemas.